No nii, ahoi kotkad, mis toimub siis? Et meil hakkas siis jälle kalastuslaager siin, esimesed juba õnged vees ja okei, ja vaatame, mida püüame siis. Mida saada tahate? Särge, latikat, ahvenat, kõike tahetakse saada niikuinii. Aga väga hästi, hakkame siis pihta. Ta on uimane. Meil on siin enda väiksed sisalikud ka, aga täna on selline jahe, nüüd päeva peale läheb soemaks ja siis nad hakkavad aktiivsemaks minema, aga pange need nüüd siit ära, et kass ja koer ei saa ära süüa neid. Kivi alt tulid, kui ussi otsisime. Ja nüüd polegi midagi, praegu hetkel kala hästi ei võta ja vaatame kohe, mis toimub, miks ei võta, vaatame seda kalaradari äppi siis, mis on suhteliselt täpselt paika pidanud viimasel ajal, et särg, tänane särjeskoor on 4,1 üldine skoor ja kellaajaliselt peaks siis praegu särg või kellaajaliselt peaks täna kõige paremini võtma, näitab siin kell 11, ehk siis see peaks kohe varsti tulema, on päevaskoor 5,9 ja 5,7 on skoor kell 7, kõige paremad võtuajad siis peaks olema täna, siit ei näe hästi. Aga päeva keskmine skoor on 5,1 ehk siis keskmine, et ei ole väga selline hea, aga pole ka halb. Söödame sisse, vaatame, mis toimuma hakkab siis. Söödana kasutame siis praegu särge. Ground baiti. Me midagi ekstra siia lisama praegu ei hakka, vaatame, mis see särg selle peale teeb. Et kui ta siin laiali sopis on, siis katsume ühte kohta kokku meelitada ja vaatame, kas hakkab sööma. Rauno, nüüd on need kohad. Miks sa ei ütle mulle? Oi, tõsta üles nüüd näita ka. Minu jaoks olid näpid said. Sinu õng või? Ja minu. Tõsta üles need näita. Opa! Kaidi. Ma toon näpid said. Jaa. Davai. See roosärg, no see läheb nüüd tabelisse kirja. Okei, hakkab tulema selliseid järelikult. Väga hästi. Nii, tõsta, nüüd tuli see parv sisse, tõsta välja kiiresti. Ossa jeerum, see on veel suurem ju. Oota, pane minema. Oi jumal, mis toimub? Nüüd tulid siuksed alla või? Johaidi, labides. Kellel nüüd oli? Jälle sinul või? Ei, see oli esimest korda. Õigus. Nii jõukene, elukas. Nii suur. Ära lase koeral võtta. Nii, võtame lahti. Et ennem oli täis vaikus, poisid siin mängisid juba noolemängu ja nüüd mõtlesime, et peale sööki lähme siis taha tonkatama, aga tundub, et tuli sisse siuke suurte roosärgede parv. Eelmine oli 28 senti, see on nüüd 31 senti, suur labidas 31 senti ja nagu nüüd 2 järjest tulid, et siin tundub, et parv tuli vist alla. Et sööge kiiresti lõpule, eks vaatame edasi, mis siin ikka. Kohe võtame lahti selle, aga jah, muidu mängiti siin juba noolemängu, panime noole asja siia üles ja muidu oli siin seina peal, aga nürib nooled ära ja asjad. Et panime siia ja nüüd ei olegi midagi, nüüd sööme kähku ära ja eks kõik tahavad veel suuremad saada. Ja läks suur roolabidas tagasi. Revo otsustas, et laseb lahti selle, no väga hästi, see läheb, teeb oma asju edasi. Nii, ja tuli järgmine roolabidas. Normaalne, no tõsta üles. Ikka tuleb ikka ilusat kala siit nüüd järsku. No nüüd tuleb, ta läks jah tamiili peale, nüüd tuleb otsast ära võtta ja no seda ei ole mõtet kirja panna, sest 31 senti on praegu kõige suurem kirjas nii-öelda võistlusel. Aga tähendab seda, et siia ujus sisse praegu või oli ja hakkas võtma ja tundub, et kalaradari äpp näitab õigesti, sest et täpselt nii nagu kellaaeg kõige parem pidi täna olema, võtuaeg nii võtma hakkas, et natuke hiljem räägin siia video vahele veel korra näitan seda kalaradari värki, et kes tahab omale, meil on sooduskood ka, et seda kalaradari pro-versiooni siis omale
soodsamalt saada, aga seda mingi aja pärast näitan uuesti. Praegu rohkem ei ole, läks vist roosärje parv alt ära või lihtsalt ei söö. Ühesõnaga mõned tulid ja nüüd lähme taha tonkatama, õpime siis sõlmed selgeks praegu poistega, kuidas teha sõlme, nemad ei ole ennem teinud. Noh, sa teed umbsõlme, okei, noh. Sellele otsale võib ka umbsõlm olla, sellele tinale ei ole tegelikult väga vahet, aga ma näitan nagu päris sõlme ka siis. Või näidatud. Ma sain sellest. Et teeme ja siis lähme tonkatama. No nii, siin tuli üks ahven ka. Ta on nii sügaval see konks. No tuleb kätte saada. Ja nüüd meil on tonkahõnged valmis ja me läheme tahapoole nüüd tonkatama ka kohe. Oi, ja ta veritseb. Saaksid? Oleme nüüd siin jõe ääres ja ma teen siin alles arke, osadele vendadele lähevad õnged sisse. Sa polnud isegi nii tugevasti. Näita, esimene särk siin tonkaga juba tuli. See on nüüd tavaline, mitte rookas. No jah. Aga on see pilti. See pilti. Pole isegi kõnised seega. Nii, ja esimene turb, näita Rauna, tõsta. Keegi tuleb. Nii, näita turba. Vaat selline turb, hea. Nii, poisid, Raunal tuli särg. Ja see on vobla särg, on ju. Ei, ma saan ise. Selle lased tagasi, jah? Ei lase. See läheb voblaks, jah. No minu kotis on kilekott. Sa mõtled, et lõikad ja kasutad lõikale. Pane kilekotti siis ära ja soolame ära pärast. Tõsta välja nüüd, ära kõlguta vee kohal, tõsta välja ruttu. See on nii väike. Kuule, tõsta välja, mis sa hoiad vee kohal? Nii, keegi helistas, siis kala ripub senikaua jõe kohal või? Ei, no. Keegi helistab ja kala ripub senikaua jõe kohal või? Normaalne Kala, särgi. keegi sai kala. Normaalne särgi. Jee, kala. Oi. Ma teen sulle musi, siis sa nii kallita. Kes veel kala sai? Ei saanud keegi? Noh nii, sööme ära, mis teeme, läheme jälle tonkatama või? Kalama. Tundub, et seal taga toimis paremini, kui siin sopis. Siin vahepeal tuli see roolapidõte mingi kamp kohale. Täpselt siis, kui kellaajaliselt pidi kõige parem võtt olema, aga nüüd on järgmine kellaajaliselt võtt peaks olema 7 ajal või? Vaatame, kuidas siis toimib. Aga noh, sinna taha peaks ikka ära minema. Meil on kell siin juba mingi... Palju meil kell on? Sa teed õuna, jah? Meil on kell 16.20 juba ja palju puudu pole enam. Näed, et selline. Mul tuli kiisk ka praegu siin. On ilus kala? Jah. Väga ilus kala. Vaata, kui puhevile ajab ennast nagu draakon. Ajab niimoodi eest laiali ja niimoodi kihvt. Selle ma jätan alles praegu. Mul läheb tarvis seda. Noh, mis toimub? Kui kala ei võta, siis jooksevad mängivad kulli siin või? Et kui kala ei võta, jooksete kulli, jah? Kus see Rauno on siis? Koera mänguasi läks sinna üles või? Aga siin koera mänguasi on siin üleval. Raputa seda paremal käel oksa. Noh, mis toimub siis? Ikka jooksmine käib. Keegi ei viitsi enam väga kala püüda. Aga siis lihtsalt jah, jooksevad, kui ei viitsi praegu püüda. Ega praegu ei ole midagi eriti tundnud ka. Õnged lihtsalt edelevad sees ja osa siin selle aluse peal, siis mis ma tegin ja seal üleval ka. Ja et see on nüüd hea asi küll. Oleks pidanud aega võtma selle jaoks juba varem, aga noh, on nagu on. Siin ka kõik on nüüd nagu peab. Aga okei, meil hakkab varsti grilli aeg. Teised siin jooksevad, mina ei jaksa nendega siin kulli mängida ja joosta, et ma viskan nalja pärast sinna otsa jõkke tonka sisse, siis pool teed saab käia nüüd mööda laudteed, aga pool on vaja siis 2 laagri vahel. Nüüd üks päev tuleb siis ära teha. Aga selge, vaatame. Nii, jooksevad siin. Ma ei tea, 2 tundi panete nagu pöörased juba. Mida see vend siin näita? Oi, johhaidi! Kus Rauno on? Võta kätte omale see. Rauno! See on suur ahven! Näita seda. Tõsta üles näita. Oi, jeerum, oi, jeerum. No siukest kolli pole ammu siit tulnud juba, jah? Siia! Haruldane või? Suur ahven.
tavaline märk. Üks mees veel seal püüab, aga teised on siin juba grillamas. Sa ei tule ka grillama või? Ta fokusseerib lastu. Hea küll. Ta tahab kala saada. Ega siin, see seltskond meil on siin niisama rohkem pulli mängimas tundub, on ju? Jooksma see pulli tegemas, ega ei olegi nii suured kalamehed, aga mis see vahet on? Peaasi, et lõbus on. Ma sain mingi 5 kala kätte täna. Mulle sellest piisab. Jah. No on veel, kes on ilma ka, aga küll saavad. Ainult üks. Üks mees ongi ilma, jah. Seesama, kes seal veel üritab sealt, kus see suur ahven just tuli. Natuke kõrved. No nii, hommik käes ja esimesed on õues, hakkab püük pihta, teeb siin väiksed võikud ja vaatame siis, et mis täna ja kuidas nad seal otsa peal püüavad praegu, seal kus eile õhtul viidikas võttis, ma ei näidanud, aga mul tuli sealt päris mitu viidikat, mingi sükene 8 ajal, 9 ajal õhtul. Aga ma jagan neid väikseid viidikaid peale Vilmi ja täna ma võib-olla jätan need viidikad alles, et teen mingi portsu suitsu ahjusäkki söökest viidikat, kui ma rohkem saan. Ja, aga hoian need elus ja proovime, vaatame ja poisid ka. Ehk siis nüüd tuleb täna jälle ju suuremad saada kui eile. Ehk siis ole näha, kuidas täna on. Väike hommikune tongatamine ka nüüd, et seal sopis väikseid tuli, aga tulime siia taha. Väikseid ei hakanud filmimagi. Ja seal taga praegu on siin on meil üks teine minisopp ka. Siin nad ka praegu käsikatega saavad väikseid. Midagi sükest oluliselt suurt pole praegu tulnud, et siin on sükene minisopp meil veel siin meie maapiiri peal, et sealt nad saavad ka praegu. Aga meie siin poole seltskonnaga ikkagist vaatame jah siit jõe voolusest. Noh, viimane mees, kes polnud veel saanud kala, sai nüüd ka esimese kala siis. See ei olegi mingi kõige väiksem särg ju. See on täitsa okei. Väga hästi, väga hästi. Noh, viskab teid. Ma peaks ka pärast. Oi! Ei hüppa. Oi, see on päris suur. Lasen ta lahti ära ja... No, läheb üks särg jälle või? Poisid said talle ühe särje. Vaata, kuidas paneb. Oi, see loom on hea toidu peal. Nii, siit otsa pealt tuli ahven. Nii väike pölegi. Ja teised ikka jookivad seal jälle. Pullimäng, kes ei viitsi püüda. Nii, on kohe lõunasöögi aeg käes, aga me teeme natukene midagi nüüd teistmoodi seekord, võib-olla ka tulevikus siis, et teeme niisuguse nalja, et lähme selle malm potiga meie baaslaagrisse, teeme seal tule ja teeme hoopis seal need asjad, selle lõunasöögi valmis. Ühekordsed nõud ja värgid on kaasas ja nii, tikku ka vaja ja hakkame minema. Noh, kohal oleme, mis teeme? Võtsime pent kuiva oksa nüüd, millega tuli põlema saada. Männi oksad alla kukkunud, kuivad puude all, mingit sükest. Leiame kohe, ei, lähme vaatame, mis siin vedeleb. Noh nii, pada läks peale. Siin ei hakanud ettevalmistusi näitamagi ja nüüd ootame. Korrasime oksi siin natukene ja vaikselt lisame juurde siia oksa ja hakkame siis vaatama. No nii. Meil siin läks asi keema, ehk siis tõstame maha ja niimoodi laua peale ja niimoodi tõstke meile kaussidesse valmis, aga ärge kohe plastiklusikat sisse pange, sellepärast et see sulab ära, natuke peab jahtuma. Ja siis läheb mürgiseks. No nii,
söömine käib siis ja meil on muidugi elukas. Nahku on ka alati igal pool. Jookseb meiega kaasas. Sellest saab ikka tõeline laagrikoer. Küll ta on paadis, küll ta on meil siis telgis, kalal, igal pool on tema kaasas, tähtis. Nina, võt. Noh, mis teete? Nalja. Nii, kus nali on? Tema pidi tegema. Ma just tegin. Tema peab tegema, ta pole mitte kord. Mis mäng see on selline, seleta siis? Ma ei tea. Et sa jood vett ja siis see, kes naer vajab, see... Ühesõnaga, kes välja sülitab esimesena vee suust või? See on kaotanud ja see on mingi naljamängu teevad, nad ei viitsi kala püüda vist tundub, seekord ei ole kalamehed nii palju või? Mis siis toimub? Räägime sikkades. Et söök käib ja üks mees läks pükse vahetama, sellepärast et noh, vist tuleb lastetu perekond. Tuli natukene kuuma värki tuli juveelide peale. Kuuma värki tuli juveelide peale, nii et noh, ei tea, vaatame. Eks ole 10 aasta pärast näha siis. Aga ega midagi. Kala tuli siin vahepeal veel kõvasti, on ju? kõvasti. Ega me kõike väikseid ei filminud ka, me ise ka Raunoga noppisime siin viidikaid ja panime soola ja lähevad need viidikad siin mingi päev siis suitsu meil, et hakanud iga viidikat näitama, et väikseid kalu. Suuremaid praegu ei tulnud rohkem, aga noh, kala tuli. No kes teab, äkki on, kes tuleb. Eks vaatame, homme püüame veel, täna me ei hakka grilli tegema ega midagi, et täna siin sööme, viimane söömaaeg on see supp, mis ta on see, frikadelli... Frikadelli, nuudli, porgandi, sipu. Noh, mingid asjad jah, sõnaga. Noh nii, viimase päeva hommik, et nüüd hakata seda suure kala rekordit veel üle tegema ja kelle käest see kõige suurem roosärg oli praegu, kes see sai? Selle 31-se. Läks tagasi magama või? Ei, ta on telefonis. Telefonis? Okei. No okei, tema süüa ei taha või? Aga sihukene lugu, et siin hommikul oli minu õnge otsas jah, tegelikult just tõstsime välja. Kohe võtame konksu ka ära küljest. See täiesti suur ilus särg. Et selline. Vaat siin ämbri sees, et selline oli külge imenud ennast veel öösel. Et see läheb mul voblaks ja vaatame, kas saame niisuguseid suuri tavalisi särgesid veel hästi palju täna äkki. Aga hea küll, sööme ära ja hakkame toimetama. Nii, siin hommikused mängud elukaga. Aga elukas oskab ise panna ka palli veerema. Vaatame, kuidas ta laseb nüüd lahti selle palli ise ja siis hakkab ise taga ajama nagu. Näe, paneb palli maha. Ta teab, et siin on kallak. Nii. Puhkama või? Puhkama või? Ossa jeerum. Sellel on energiat. Nii, hommikused esimesed siin poistel ka. See on nurupoeg. Okei. Aga teised mängivad jälle seda mingisugust kullivärki. Meil ei ole laagris veel sellist asja olnud, kus nii palju joostakse mingisugust kulli. Näe, panevad seal. Koos koeraga nagu hobused. See on meil kulli mängimislaager seekord, mul on siuke tunne rohkem, ega siin kuidas kivikujust vabaks saada? jooksevad rohkem kui kala püüavad, aga noh, hea küll. Võib ka nii. Koer on ka mängus. Sa pead talle 3 sekki andma, et ta saab joope. Oota, ma ei saa. Mona! Ei! Ma mängima teha. Jaa, aga ta ei tohi rebida varrukast.
me poistega vaatame siin teiste poistega, et mis elukas meil siin Koopa juures käinud on just ja sina said sellise särje või? No see on ju päris korralik särg. Tead, selle me peame äkki ära mõõtma. See võib teha roosärjele ära isegi. Selle me peame ära mõõtma. Ja paks marja täis. Ja poobik kurva. Poobik on siin meil Koopa juures öösel käinud. Täna öösel. Nii. Kõik on siin, aga mitu ongi on sees? 1 või 2. 2. See on juba ammu viimane. Ja. Aga okei, no vaatame. Saime viimati selle suure kala, nüüd on ämbris. Jah. Et kui me ei püüa kala, ei viitsita väga, siis vaat siin tuli hästi välja. Natuke põles siin. Natuke juba põles ära. Et siis proovime lihtsalt. Sa said pihta, jah? Ja. Kui sul tehnika on käes, siis võta nüüd see tuust ja proovi tuusti peale ka tõmmata. Sul on natukene veel, suuts vaja harjutada, et paremini sädet tuleb. Seda ei saab ka niimoodi. Päris on kõvasti. Ja laagrikoer on ka. Igal pool on laagrikoer ninapidi juures. Tule siia, Moona. Sina ei saa veel niisugust asja teha. Iga väike laps veel. No nii. Vatiga on lihtsam. Paneme siin vatid ka vahepeal harjutamiseks neile. Ja tegelikult, kes selliseid tulepulkasid tahab osta, siis meil on ju pood.peregalooduses.ee müügil siuksed lausa nahkkesta sees kohe tulepulgad, mis on siis natukene suuremad ja täitsa selle puhumistoruga koos ka. Mingi vaadake, kes tahavad. See on niisugune puhumistoru, mis siis kui lõke on, no näed, väga hästi. Et kui lõke hakkab ära kustuma või on vaja lisaõhku, siis saab selle toruga puhuda juurde. Et vaat sellised on meil e-poes. Su website'is, kas nagu... Müügil ka. Kas siin saab osta või website'is? Põhimõtteliselt saab siin koha peal ka neid osta ja tegelikult on niimoodi, et meil on seal muud nänni ka, keda huvitab siuke fänninänn. Ma tulen vaatama, arvan pärast, kui... Näed, saime tule. No täna siis seekord on laagrilised sellised, et teeme rohkem metsaasju ja vähem kalapüüki ja paneme kohe siis siia, et suure suitsuahju all ei ole mõtet teha, neid väikest kogust viidikat teeme siin ja vaatame. Sinna ära roostanud. See roost ei tee midagi. Vana i. Nii ja siis nüüd ma tegin siia põhja niisugused seibid ja laastud, et natuke suitsu tuleb ja siin on siis kaks restitäit niisuguseid viidikaid, vaatame. Siis paneme põlema lehtpuu pilpaga ja vaatame, mis meil siit siis huvitavat välja tuleb. Nii, ja meil on nüüd siis viidikal ilusti, viidikal on ilusti siin lahtris juba korralik suits sees, et laseme siis minna ja vaatame, mis siis tuleb. Siin kraapisime natukene platsi puhtamaks, jalaga hokkaid eemale ja värki ja suurt tuld ei tee siia kõrvale, aga harjutavad siin ka tule tegemist. Õnneks on mets-nats niiske ka, et siin tuli vihma just ennem ja et siis ma luban neil siin ees harjutada natukene oma lõkke süütamist. Aga pärast kustutame kõik ära. Veepudelid on siin olemas ja. Noh nii, vaatame, mis meil siin ahjus toimub siis. Siin peaks olema Oi. Need näevad küll väga head välja. Vaata neid. Need on kollased. Need on kuldsed kalad. See on see minu oma ja. Sina panid nuru siia. Mida sa selle nii väikse nuruga teed, Rauno? Viidikat me tahame. See on minu viidikas. Aga okei, tuli on nüüd kõik eest ära, ma viin selle hooga laua peale, mul see pajakinnas ei kesta ka kaua. Keiu kõrvale. Ma kõrvetan ära ennast, näe, tuleb ikka ette mulle. Panen need laua peale siia ja siis hakkan vaatama kohe. See on minu viidikas. Toss on väga tugev.
noh, proovivad siis, kas see laager on siis mõni, kes nagu sööb rohkem ka või need ongi vaata parajad kalad, et üks niisugune kala näkku on paras, võib-olla isegi liiga palju. Sellepärast, et küll on küsitud meid, miks me ei anna lastele kalalaagris aga nad ei söö mitte keegi ju. Kes seda kõige paremini teab, kui mitte mina, kes on nii palju laagreid korraldanud. Sa võid ju pakkuda neile, aga nad ei söö. Ja ma tahangi näha, kas mõni suudab ühe siukse väikse silgu ka ära süüa või ei suuda. Noh, vaatame, kas õnnestub sisse pressida üks siuke väike kalakene või on see ka liiga palju või? Sest enamasti ei söö, need on üliüksikud poisid, kes nagu päriselt kala söövad, mitte lihtsalt ei moe pärast videosse ei noki. Enamasti on see, et kõik ütlevad kogu aeg, oo joo, teeme, kõik küpsetame ära, mis kätte saame. Aga pärast võtab niimoodi ühe tüki ja siis see kala seal vedeleb. Oot, sa viskad kõige paremad asjad ära ju. Liha tuleb ära süüa kondi ümbert ikka. Kõik söö ära, topi suhu, see lutsi puhtaks, võt ja siis on alles viskad kondid ära. Ma söön kondi ära. Ja ilma soolikata süüakse seda, et soolikas tõmmatakse kõhust välja. Nii, viidikas tuli ülihea välja postjale ka. Kõigile meeldis, tundub, et seekord on laagris üldse teistsugused poisid. Et kala eriti ei püüa, ära sinna auku viska. Et kala eriti ei viitsi püüda, natuke püüavad, aga söövad kala. Tavaliselt kõige suuremad kalamehed siin kala ei söö. Aga me Raunoga kustutame selle viimase jäägi siin ära, nüüd läheme kiiresti järgi. Poisid hakkasid just juba kodu poole tagasi jalutama, lähme ka järgi kohe. Võtame siit, meil on siin veepudelid ja värgid ja kustutame siis ära. Aga siia vahele ongi võib-olla siis hea vaadata seda äppi ka, mis ma kasutan mis näitab siis, mis päeval, mis kell ja kuidas, mis kalaliik, mis kellaajal kõige paremini peaks nagu võtma. Et minge see kalaradar.ee ja laadige omale sealt lehelt alla see äpp. Minge vaadake, et 14 päeva on tasuta versioon ja siis pro-versiooni saab 7 päeva veel tühistada, kui midagi ei sobi. Ja sooduskood sellele on perega looduses 25, mis annab siis 25% soodustust. Et minge tšekkige üle, minul ta siiamaani on enam-vähem niimoodi õigesti näidanud neid asju, aga minge proovige ka. Ja nüüd siis laagrisse tagasi. Nojah, hakkab jooksmine jälle pihta. Ja koer on ka tagaajaja, et keda koer puutub, siis see oli vist ka kull või kuidas need reeglid on, et koer on õpetatud kulli mängima. Et jah, selline kalastuslaager seekord. Näe, lähevad, tiimitöö. Nii, koer ajab juba. Puutus vä? Näe, ajab. Ja puutus ära vist. Õpetasid koera mängima, kulli mängima niimoodi, et koer on ka üks tiimiliige. No vot. Nii. Ja ruoga tuli ketšupit. On siin? Okei. Võtke kapist ketšupit. Ma saan juba võtta. Ma võtan pausi. Krista, võtta selja tagant kapist ketšupit. Nii, ja siin on meil siis võistluse võitja. Ei olegi kogenud kalamees, aga näed, juhtus 31 sentimeetrine roosärg, mis võitis siis ära. Ja vaata siis Salmo poolt on siin auhind. Vaata mingine lant, siis tuleb kiiresti spinning kausta, on ju, kui sul isiklikku veel ei olegi. Ja vaata mingi, missugune sulle meeldib. Mulle meeldib see. Siis võta see, lähed kohe, ütled emale ja isale, et olgu olla spinning kohe. Siis saad hakata harjutama. See on hea harjutamiseks just esimene lant, sest see roovaba lant, et see ei jää kinni. Vot, et tänud Salmole auhindade eest ja meie siis jääme siin paari poisiga veel edasi, et nemad lähevad natsa varem ära jälle. Et me jääme veel edasi toimetama siia. Veel samal päeval, kui kalastuslaager on lõppenud, juba töötame ja nüüd lõpuks on see võpsik siit maas. Jäi ka seekord siia võpsikusse kinni konks, nii et
oota, mina langetasin need maha siin ja nüüd Rauno teeb need nii-öelda küttehalgudeks ja Risto topib siis siia tünni need oksad nagu põlema. Ja täna peale selle midagi ei jõua enam, sest kell on juba 6. Et homme jätkame selle rajaga, mis seal pooleli jäi ja muude ettevalmistustega. Nii, nüüd on lõpuks selle sarapuu osaga siin kõik viimased oksad siin ka põlevad ja Risto viskab veel selle ka sisse siit maast ja selle köndiga teeb sükse asja, et jah, siia tuleb laud peale. No siit paremalt poolt on veel natukene võtta, aga me täna ei jõua, meil jäi jälle nii hilja peale. Aga laud tuleb umbes selle tasapinna peale, selle kõrguse peale. Siis saab panna siia ussikarpe ja tõukarpe ja midagi, et kui siin püüab, siis nagu siit võtab, et mitte maast ei pea võtma või kuskilt kummardama, aga jah, selle parempoolse köndiga tegeleb veel hiljem. Aga vähemalt on homseks uueks kalastuslaagriks nüüd. Ei jää konksud enam siia puuatsa kinni ja need roikad ma kasutan ära ühe teise asja jaoks. Vot nii, oli siis seekord niimoodi, et paar klippi veel ka peale laagrit, mis siin tegime. Aga nüüd on järgmine päev, järgmine laager hakkab ja teie kerige magama ära kratid ja näeme järgmises.